Olete te kunagi mõeldud, miks tänapäeva perekonnad tunduvad olevat, pideva surve all? Aga mis siis, kui see polegi juhus? Allikas, millele me täna toetume, filosoofia Veilied, veidab, et see on tegelikult midagi palju süsteemsemat. Midagi, mis on lausa teadlikult kujundatud. Lähme ja vaatame, mida see täpselt tähendab. Okei, alustame millestki, mis paneb natuke mõtlema. Meie tähelepanuvaime, teate kui kaua see on? Aastal 2000 oli see veel 12 sekundit. Täna ainult 8 sekundit. See on uskumatu, see on vähem kui kuld kalal. Ja just see ongi meie tänase jutuajamise keskmes. Kuidas see kõik on juhtunud ja mis veelgi olulisem, kuidas see mõjutab meie kõige lähedasemaid suhteid, meie perekondi? Ja siin ongi see konks. Allikas väidab, et see pole mingi juhuslik areng. Nende sõnul on see hoopis vaikse sotsiaalse inseneri teaduse tulemus, mis on meid muutnud mõtlevatest inimestest lihtsalt meelelahutuse tarbijateks. See on päris karm väide, eks ole? Vaatame, millised argumendid selle taga on. Niisiis, esimene punkt. Allikas väidab, et just meie kodudest on saanud selle kõige peamine lahinguväli. Just kui viimane kants, kus need suured kultuurilised jõud omavahel kokku põrkavad. Ja tagajärjed on, need on täiesti reaalsed. See tähelepanuvõime kahanemine ei ole mingi abstraktne number. Allikas seob selle otse ühe väga konkreetse asjaga. Lahutuste arv on viimastel aastakümnetel kasvanud lausa 300%. Ja mõte ongi tälles, et need ei ole eraldiseisvad probleemid. Need on ühe ja sama asja erinevad sümptomid. Aga küsimus on, mis seda kõike põhjustab? Esimene suur tegur, mille Allikas esile toob, on see, mida nad nimetavad hajameelsuse ajastuks. Põhimõtteliselt tehnoloogia ja selle mõju meie ajule, see, kuidas see meid justkui ümber programmeerib. Mõelge korraks sellele vastandusele. Ühel pool on meil see, mida võiks nimetada sügavaks suhtluseks. See nõuab haavatavust, kannatlikkust, isegi neid ebamugavaid vaiksuse hetki. Ja teisel pool kiirsuhtlus. Teavitused, emotikoonid, laikid. See on asendanud selle raske, aga nii vajaliku töö, mida tõeline side ja lähedus tegelikult nõuab. Ja nüüd üks number, mis on päris jahmatav. 11 minutit. See on allika järgi keskmine aeg, mille perekonnaliikmed päevas omavahel päriselt suhtlevad. Ja kui mõelda, et veel 2008. aastal oli see number 4 tundi, siis see langus on lihtsalt meeletu. See näitab väga selgelt, kuhu meile tähelepanu ja aeg tegelikult on kadunud. Ja see Schopenhaueri mõte tabab naelapea pihta. Probleem pole selles, et me ei näeks, mis toimub. Me kõik näeme seda. Allika väide on, et me oleme lihtsalt lakanud mõtlemas selle kõige peale sügavamalt. Me näeme sümptomeid, aga me ei küsi enam, mis on nende tegelikud põhjused. Ja see viib meid sujuvalt teise suure teemani, harimatu meel. Siin läheb asi veelgi teravamaks, sest Allikas väidab, et suur osa süüst lasub just kaasaegsel haridussüsteemil, mis on, nende sõnul, kriitilise mõtlemise välja suretanud. Vaadake seda võrdlust siin. Varem, traditsioonilises hariduses oli eesmärk arendada iseloomu. Selleks kasutati intellektuaalset rangust. Tänapäeval on fookus aga oskustel ja enesehinnangul. Ja tulemus? Allika järgi on tulemuseks see, et sügava moraalse arutelu asemel saame me tihtipeale lihtsalt emotsionaalsed reaktsioone. Distsipliin on vabanemine. See kõlab esmapilgult täiesti vastupidiselt, eks. Aga Allika mõte ongi see, et loobudes distsipliinist pole me saanud vabaks. Vastupidi, see on loonud omamoodi intellektuaalse vangistuse, kus me lihtsalt ei suudagi enam süveneda keerulistesse teemadesse. Okei, kolmas suur mõjutaja. Meedia. Vaatame lähemalt, kuidas meedia on loonud täiesti uue reaalsuse ja kuidas see meie arusaama perekonnast ümber kujundab. Allikas toob siin mängu Nietzsche mõiste väärtuste ümberhindamine. Ja see on päris võimas. Vaadake, kuidas traditsioonilised peret toetavad väärtused on justkui pea peale pööratud. Ohverdus, see on nüüd masohism. Distsipliin, see on vägivald. Autoriteet, rõhumine. Traditsioon, iganenud. See on täielik väärtuste ümberpööramine. Ja kuidas see kõik meie pähe istutatakse? Allikas nimetab seda normaliseerimiseks kordamise kaudu. Loogika on lihtne. Kui meile näidatakse meedias aina uuesti ja uuesti katkiseid ja dysfunktsionaalseid peremudeleid, siis, lõpuks hakkamegi seda pidama normaalsuseks. See muutubki oodatud reaalsuseks. See kõik viib meid 4. ja viimase suure punktini, perekond kui bränd. Vaatame, kuidas tarbimiskultuur on hakanud perekonna olemust seespoolt justkui ära sööma. Mõelge,
Mis hoidis peresid varem koos? Jagatud väärtused, vastastikune vajadus, ühine eesmärk. Ja mis hoiab neid koos nüüd, selle tarbimismudeli järgi? Majandustehingud, sotsiaalne kuvand, koordineeritud tarbimine. Allika sõnul on perekonnast saanud justkui bränd, millel peab olema õige välimus. ja see teine Schopenhaueri tsitaat siin. Rikkus on nagu soolane vesi, mida rohkem joome, seda janusemaks muutume. See kirjeldab ideaalselt seda tarbimisperekonna lõputut jahti. Sa ei saa kunagi piisavalt. Alati on vaja midagi enamat ja see tappab igasuguse võimaluse tunda, lihtsalt tänulikkust ja rahulolu. Okei, pilt on päris sünge, eks, aga mis siis on lahendus? Nüüd muutub ka meie jututoon. Lähme diagnoosilt üle sellele, mida Allikas pakub välja kui teadlikku vastupanu. Ja siin on üks väga oluline nüanss. Eesmärk ei ole minevikku tagasi minna või seda taastada, absoluutselt mitte. Pigem on see üleskutse igaühele meist luua, selliseid väikeseid terve mõistuse saari keset seda kultuurilist kaost. See on isiklik ja perekondlik projekt. Ja kuidas seda siis teha? Allikas pakub välja väga konkreetse 3-sammulise strateegia. Esimene samm, taastage kriitiline mõtlemine. Pange ekraanid kõrvale, võtke kätte raamat, arutlege päriselt. Teine samm, looge uuesti pererituaalid, näiteks täiesti seadmerobad õhtusöögid, midagi, mis on päris. Ja kolmas, hakake vastu tarbimiskultuurile. Tehke väga teadlikult vahet sellele, mida te päriselt vajate ja mis on lihtsalt toodetud soov. Ja lõpetuseks see Bonhoefferi mõtte. See võtab kõik kokku. Tõeline proovikivi ei ole see, kuidas meil läheb siis, kui kõik on mugav ja lihtne. Tõeline proovikivi on see, kuidas me seisame vastu väljakutsetele. Ja tugeva perekonna ehitamine täna, see on väljakutse. See nõuab julgust ja väga teadlikku valikut. Ja ma jätangi teid mõtlema küsimusega, mille Allikas ise esitab pärast kõike seda, mida me oleme rääkinud. Milline neist mustritest on just teie perekonnas kõige rohkem tunda? See on küsimus, millele tasub mõelda. Aitäh, et kaasa mõtlesite!